mõtlesin, miks sa enne ära käid. Läksid lastele järgi, teid meelis ära ja siis läksid lapsi tooma. Nii palju igasugu asju. Öisel läbi karabini. See ongi karabin seal. Ei, ta mõtles veel niimoodi, kui see konks peaks seina küljest lahti tulema, vaata noh. Milline konks? No see sama. No aga karabini paned selle konksu külge paned... Ja siis ühendab see lindiga suvalise posti külge, siis jääb vähemalt see konks. Ma proovin veel korra. Hakkan mõtlema, kus seda esitust teha. Algul mõtlesin, et teha suur tõllu peal. Aga kurat, seal see kuradi kohvik pidi kurat nii kallis olema, kurat, et see pidi turistidele mõeldud. See maru seal olema. Kas kohviku rent või need, kes on... No rent, kui ma tahan ju nende sponsoritele ju välja teha cateringi. Välja ka teha siis muidugi. Ja. Noh, igased ekstreemsed, see ei ole eluraamat. Mul ei ole eluloost midagi, ei ole perest, naistest, mis iganes. On lihtsalt minu seiklused ekstreemsituatsioonides. Küll lapsepõlves, siis Nõukogude armees, siis päästelaevas, kus ma 23 aastat olen tuukar olnud, ja siis Mägelis. Kõik ekstreemsituatsioonid. Sa oled aja jooksul kirja pannud või sa lihtsalt ikkagi nüüd peast panid? Nüüd peast. Ja sellega on ka igased probleemid. Ei mäleta ju kõik asju. Siis tuli, kurat, ameeriklased uppusid kuskil ära soosse. Siis mul tuli meelde, see oligi üks viimastest, mis sai sisse. Kurat, ma olin Nõukogude armees tankiga ka 2 korda vee all. Näiteks. Nüüd see on sees. Sai mitteametlik Eesti Guinessi rekord tehtud ja te ei kujuta ette, mille see? Short track. Mida? Short track. Olen või? Siin on kirjas 5800 veel seks. Ja siis kui ma seal jälle mõne grupiga käisin, siis me nägime, kui sulasid välja juba. See võttis umbes 10 aastat aega ja 10 aastat hiljem sulasid välja. Need laibad. Siis tugevalt allpool? Noh, Liustiku alguses, see on teine laager. Tšunko de Beist on mul 2 näitust tehtud, üks Ameerikas, üks Jaapanis. Ja nad on võtnud pildid Wikipeediast. Aga teatati mul. Porotkin. Porotkin on siin. See, kes laviini jäi. See oli ka Lenini või? Kommunismi. Kommunismi või? Need viimane pilt nendest. Nad jäid. Nad olid Liustikust ju laagri poole, eks ole? Aga see laviin tuli kurat 2 kilomeetrit isegi meie poole. Peaaegu baaslaagrini välja siis? Jah, ta isegi tuli meil telkide peale. Sellist siin tuleb. Noh, nüüd siin selline. Sealt ääre pealt murdus siis suurelt nagu ära kõik see? See Virni platoo liigub ja siis tuleb sealt, tuleb sealt peaaegu iga päev, kurat, mis on. Me istume telgis, kurat, istun kivi all, kivi peal, kivi hakkas värisema, kurat.
noh, see maa värisemine, siis vaatad sinna, igal pool tuleb reini, maa värisemine. Aga sellised pilte, nagu mul seal on, päästelaevadest või päästmisest või sellised enam mitte kunagi ei tehta. Mitte keegi ei saa tehtud mägedest, need riietused, mis need olid tookord, sellised on täiesti unikaalsed pildid, neid enam ei tehta. No kas või seesama puude tassimine. Jah, puude tassimine puudega mägedes. Ja selles mõttes on unikaalsed pildid. Kaklesin Kopli venelastega. Ise mõtlesin, kurat, kas panna sisse või mitte selleks, et ega me ei tea ju, missugused poliitilised olukorrad on 10 aasta pärast või 20 aasta pärast. Küll ajalehes siis on kadunud, aga kurat raamatus, et ma kaklesin venelastega. Keelatakse su raamatud ära. No mis iganes. Ei tea ju, kuidas need tuuled liiguvad ju. No ehk kindel on, põletatakse ära. No võt. Ikka tuleb üks eksast väga otsa. Ja siis oligi, mul bussi aav siiamaani kurat pius, kurat sain siia kurat käe siia ette, kurat, see buss oleks mul küris olnud. Oota, aga mis vanusest on olnud? See oli siis, kui ma kutsekoolis käisin. Ikkagi nooru. Jaa, enne armeed. Enne armeed ma veel aasta otsa töötasin, aga see võis ka sel ajal olla, kui ma veel poisit olin Narva maantel seal Venes, kaklesin nagu haigastega. Ja siis oligi, ma mäletan selle Kinorahu juures oli mingis kioskid, seal kartulikastid oli. Siis see kartulikast lammutati ära, siis sai sihukesed parasjagu lauajuppid, nende lauajuppidega näiteks. Seal Karl Marxi tänaval tuleb, sai kakeldud. Ja siis miilitsalt, ma ei tea, mina nägin 3 isegi oma siniste või siis oli neil mitte sinised, aga sidumi värvi. Putkad olid, need passid lihtsalt ainult siis, kui mõni pikali jäi, siis tiriti autosse viidi kiirabisse. Nii palju oli miilitsast kasu. Ja järgmine päev siis tuldi kooli, siis anti aruannet umbes niimoodi, et 10 lõua murdu ja 5 käeluul ja mis seal oli. Ei olnud siis isegi võistlustressi. Alukatega. Jah. Sellepärast ei võitsid. Maapoiss, kus mul kurat see dress oli, kurat, mul polnud mingi stressi. Aga näe, võitsin. Aga ise väga uhke, kui ma oskasin. Ma sain isegi seal EPA võimlust 3. koha. Mäletan seda. Ja kingituseks anti spordikott. Ei pidanud enam kohvriga käima. Maksud ja lihtsalt siis nagu ilma selle ja siis ma käisin isegi Pajuri juures paar korda poksitrennis ka. Ja no mis tase oli muidugi, tase oli, kui sa tahad niimoodi, et peakohtuniks oli Johannes Kotkas. Oli peakohtunik. Siis ta oligi, pärast rongiga sõitsime tagasi ja siis nägi mind seal ja kuule poiss, surus veel kärtsiga suur kämma Kotkaselt.